Lugupeetud presidendid siin ja lennukis, lugupeetud rektorid, praegune ja endine, lugupeetud minister, head külalised. Aega on vähe, lähme asja juurde. Ma annan alustuseks lühikese ülevaate sellest, kus me täna oleme, et vaadata edasi, kuhu me tahame minna ja miks. Meie seniste arengukavade numbrilised eesmärgid rahvusvahelistumises on seotud välisüliõpilaste ja välistöötajate arvu, teaduse välisrahastuse ja tudengite õpirände kasvatamisega. Varasemalt ka ingliskeelsete õppekavade loomisega eraldi sihti ei ole seatud teaduskoostööle, mis on siin all paremal ka, aga kasutan seda ka siin ühe näitajana. Nagu näete, siis on see üks meie tugevusi ja viimase 10 aastaga ka edenenud. 3/4 meie teaduspublikatsioonidest on tehtud rahvusvahelises koostöös ja see koostöö on üleilmne. Siin on kuidagi maailmakaart ära kadunud, täpid on alles jäänud. Vaatab, kas valdate maailmakaarti. Slaidil näete, kuidas me oleme viimase 10 aastaga edenenud ja väikeste kõikumistega, aga üldiselt on seis mõõdukalt hea. Iga joonise all on ka mõni partnerülikool toodud näiteks, siin näiteks välisüliõpilaste osakaalu juures, kus meil nüüd viimastel aastatel on seis keeruline. Siin on küll huvitavalt need hieroglüüfid, mis peaks olema numbrid, aga ega ma vist hetkel ei saa ka nende parandamiseks midagi teha. Et siin on lihtsalt näiteks sellest, et Tartu Ülikoolis meie välisüliõpilaste arv on praegu 8%, aga Helsingi ülikoolis, mille oleme ka mingis mõttes eeskujuks seadnud ja võõrkeelsete õppekavade osakaal, kus on oluliselt suurem kui meil, on välisüliõpilaste osakaal ainult 6%. Ja samal ajal, kui näiteks välistöötajate osakaal meil on 20%, siis meie heas võrdlusülikoolis Gröningenis on 44% ja võime küsida, kas me nii palju välistöötajaid tahaksime või suudaksime absorbeerida. Kiire pildi saamiseks tegime neist näitajatest ka indeks ja vaatame, kuidas valdkondade lõikes on need muutunud. Ma siis ütlen ära, et roheline värv on loodustäppisteaduste valdkond, punane on meditsiiniteadused, lilla on humanitaaria kunstide valdkond ja kollane on sotsiaalteaduste valdkond. Siin on siis X-teljel on teaduse indeks ja Y-teljel on hariduse indeks 3 näitajast kokku pandud, et saate sealt tabelist vaadata, mis näitajad on sinna kokku arvutatud ja maksimumiks iga üks 3 näitajast on maksimaalselt annab siis 100 punkti, et kokku on võimalik saada siis 300 punkti ja nagu siis näha, siis loodustäppisteaduste valdkond on teaduse rahvusvahelistumises meie enda eesmärgid täitnud. Ja kõik valdkonnad on viimase 10 aastaga, siin 2015 tähistab seda alguspunkti ja 2024 seda suuremat punkti, kuhu on liigutud. Et me oleme kõikides valdkondades nii teaduses kui õppes rahvusvahelistumises liikunud edasi. Jätan selle slaidi veel korraks ette, et teda natukene neid arve võib-olla tahate uurida. Ja liigun selle juurde, et miks me rahvusvahelistume. Kõige suurem eesmärk ilmselgelt on kvaliteet, suutlikkus konkureerida rahvusvahelises õppe- ja teadusmaailmas. Kvaliteeti ilmselgelt on raske mõõta. Me tunneme selle ise ära ja paremini või halvemini tunnevad selle ära ka rahvusvahelised ülikoolide pingeread, kus küll viimasel paaril aastal oleme seal 300-350 vahel püsinud. Kuid mõeldes sellele, mis on toimunud viimasel paarikümnel aastal, siis kus lääne ülikoolides õppijate arv on 2 korda kahanenud, 30% 15% kogu globaalses pildis, ja kus ka rahvusvahelistes pingeridades on lääne ülikoolide arv esi 200 hulgas kahanenud, siis võib-olla see paigal püsimine ei olegi kõige halvem tulemus. Ja siseriiklikult me püsime kõigutamatult väga hea mainega ja üks selle maine kõige olulisemaid tegureid on meie rahvusvahelisus. Teiseks rahvusvahelistumise eesmärgiks on Eesti tööturg, pakkuda Eesti tööturule hea hariduse saanud heade oskustega välistöötajaid. 22-23. õppeaastal lõpetanud Tartu Ülikooli välisüliõpilastest jäi Eestisse tööle 55%, IT-s, inseneerias on see isegi 70%. Ja kokku esimesel lõpetamise aastal meie lõpetajad toovad riigile maksutuluna 3,1 miljonit eurot. Seda on sama palju, kui ülikool teenib välisüliõpilaste õppemaksuna. Arvestades, et meie sündimus langeb ja tööjõust on puudu, siis on see eesmärk rahvusvahelistumises kindlasti kasvava tähtsusega. Riik on sõnastanud ka oma 2035 arengukavas talendipoliitika ja sealhulgas välisüliõpilaste mõeldud meetmete arendamise.
Oleme ootel, et see poliitika tekiks, oleme valmis sinna panustama ja kui kas või pool välisüliõpilaste maksutulust läheks talendipoliitika meetmete käivitamisse, siis oleks sellest märkimisväärne kasu. Kolmas eesmärk rahvusvahelistumises on toetada akadeemilise keskkonna jätkusuutlikkust. Inimesed. Seal, kus eestikeelseid töötajaid või üliõpilasi napib, Eesti üliõpilastest hakkame puudust tundma ülikooli 400. aastapäeva paiku, umbes 7 aasta pärast, kui gümnaasiumi lõpetanute arv on hakanud kahanema. Järgmisel 5 aastal peame seisma veel silmitsi vastupidise väljakutsega, kus kõrghariduse rahastus ei kasva, aga üliõpilaste arv või abiturientide arv kasvab ja on küsimus, kas me mahutame nad Eesti ülikoolidesse ära. Aga jah, tulevik on küsimus sellest, kui palju me oleme suutelised asendama kahanevat eestlastest üliõpilasi välisüliõpilastega. Ja 4. teema, 4. eesmärk rahvusvahelistumises on raha. Ja seda nii teaduses kui õppes. Teaduses moodustab välisraha täna 1/4, mis on märkimisväärne, ilma milleta me ei oleks selline teadusülikool, nagu me täna oleme. Ingliskeelse õppe eest tasu küsimusel oleme märksa tagasihoidlikumad, see moodustab õppetulust vaid 2,5%. Kui tahame, et ingliskeelne õppe oleks jätkusuutlik, olukorras, kus riik seda ei toeta ja esimeses astmes isegi keelab ingliskeelse õppe rahastamise, siis peame seda muutma. Nii palju eilsest ja tänasest. Kui vaatame homsesse, siis on see keeruline. Pole põhjust loota, et rahvusvaheline keskkond muutuks meie jaoks lähiajal oluliselt soodsamaks. Tuua kummalise keelega väikese riigi väikesesse linna väga häid välistudengeid ja töötajaid on olnud kogu aeg väljakutse, mida oleme uskumatult hästi trotsinud. Taas ilma piirideta kaart, aga sealt tulevad siis meie välisüliõpilased ja meie väliskülalisüliõpilased. Koos sõja, inflatsiooni, pingelise hariduse eelarve ja muude negatiivsete teguritega on sellest väljakutsest saanud probleem. Tudengid ei julge siia tulla ja meie ei julge kõiki neid vastu võtta. 60-70% meie ingliskeelsete õppekavade tudengitest tuleb väljastpoolt Euroopat ja väliskülalised küll peamiselt Euroopast. Oleme välja pakkunud plaani, mille eesmärk on kasvatada Euroopa Liidu tudengite osakaalu ja tasu maksvate kolmandate riikide tudengite arvu. Paneme suurema rõhu turundusele välisriikides ning alustame agentide kasutamisega väljaspool Euroopat. Üheks sihiks on Lõuna-Ameerika, mis siin joonisel on üsna hall, aga kus Eesti viisa saamine muutub järgmisest aastast tehniliselt lihtsamaks ja selle koha peal suur tänu Eesti riigile. Teine suund on välisühisõppekavad ja ühisõppekavade elementide lisamine olemasolevatele kavadele. Seda laadi eri viisidel ja mahtudes koostööga õppekavasid on juba täna ligi pooled meie inglisekeelsetest kavadest. Kuid koostööpotentsiaali, sealhulgas Enlaidi partneritega, mis siin joonisel on kollaste täppidega, on kindlasti veelgi. Siin on ka Euroopa Komisjon andnud väga selge suunitluse Euroopa kraadi näol, mille suhtes oleme seni olnud küll eestlaslikult skeptilised, aga ja ootame veel ka seadusandluse muutust. Meie suur tugevus, julgen seda kindlas kõneviisis öelda ja samas rahvusvaheliselt vähe kasutatud võimalus on veebipõhine õpe. Kuigi oleme e-õpet teinud viimased 25 aastat, siis uueks suunaks rahvusvahelises õppes võiks siiski lugeda virtuaalset õpirännet. Võtan siin kokku siis nii meie enda tegevused ja ootused riigile, mida siin olen ka juba kajastanud ja mõnda veel kajastan veel. Alustasime virtuaalset õpirännet siis juba tudengitele Göttingeni ja Genti ülikoolide oma hea Enlaidi partneritega sel aastal ja viimasel paaril aastal oleme teinud ka veebipõhiseid mikrokraade, seda STEV rahastuse toel ka Ukrainasse. Tuge välisraha taotlemiseks ja tagasipöördumiseks, sealhulgas ka Ameerikast, millele Toomas Hendrik Ilves viitas, oleme pakkunud juba ka varasemalt, aga siin kindlasti jätkame. Ja siit jõuan lõpetuseks uue arengukava täiesti uue suuna juurde. Seda pole me varem tajunud väljakutsena ja pole senistes arengukavades esile tõstnud. See on arengukoostöö ning akadeemilise vabaduse kaitse. Küll on akadeemiline vabadus ja ülikooli autonoomia, samuti avatus ja koostöö meie põhiväärtused, mis on eeldatavalt aidanud kaasa sellele, et oleme riigina akadeemilise vabaduse indeksis maailmas teisel kohal. See on peamiselt eksperthinnangutel põhinev kompleksne näitaja, mis koondab 5 teemat. Mitmed Euroopa riigid on selles näitajas viimastel aastatel kukkunud, aga eriti iseloomulik on siin Ameerika Ühendriikide üsna helelilla värv. Arengukoostöö põhipartner on meie jaoks Ukraina, kuid tõenäoliselt peame olema valmis vaatama ka laiemalt. Just äsja jõudis ülikooli koostööpakkumine Aafrika õpetajate koolitamiseks ja taas peame tõdema, oleks meil vaid inimesi.
Tartu Ülikooli Ukraina keskusel, mis loodi 2 aastat tagasi, on tänaseks koostöö 5 Ukraina ülikooliga, lisaks MTÜ-d, ettevõtted, valitsusasutused ning portfellis on juba ligi 20 projekti. Kokkuvõttes, nagu Toomas Asser juba nimetas, siis tähistame homme ja sel nädalal laiemalt Peeter Tulviste 80. sünniaastapäeva, kes olgu noorematele meelde tuletatud, oli ülikooli rektor 30 aastat tagasi, 93–98, ning kelle üheks suureks saavutuseks peetakse ülikooli avamist välismaailmale. Vaadates seda, kus me täna oleme, tegi ta väga hea stardi. Raske on kujutada ette tulevikku siit omakorda 10 või veel enam 30 aastat edasi. Väliskeskkond on suures muutumises. Toimuvad nii demograafilised, majanduslikud, tehnoloogilised, ökoloogilised kui geopoliitilised muutused, millest veel 5 aastat tagasi võis rääkida teoreetiliselt kui megatrendidest, kuid mis täna on reaalselt kohal. Peame kasutama ära oma unikaalset kogemust kiirete muudatuste läbiviimisel ja nendega kohanemisel. Edu meile! Aitäh teile!